Tere! Täna oleme Elex Raidla advokaadibüroos. Minu nimi on Merlin-Liis Toomela, olen Elexis assotsieerunud partner ja töötan siin vandeadvokaadina. Tere ka minu poolt, mina olen Hegle Pärna ja töötan samuti siin Elex Raidla advokaadibüroos advokaadina. Mis on siis tänase videoloengu üheks eesmärgiks? Eesmärgiks on lihtsalt öeldes näidata, kuidas me kasutame tehisaru oma igapäevatöös ja missuguseid teisi tehisarul põhinevaid tööriistasid me siis igapäevaselt siin kasutame ja mida meie tööriistakast sisaldab. Vaatame, kas tehisaru võib võtta advokaadilt töö ära või siis äkki selgub üldsegi, et advokaaditöös pole tehisaruga midagi peale hakata. Aga igal juhul kohe hüppame nendesse teemadesse lähemalt sisse. Enne kui me läheme juba tehisaruni, me natukene selgitame ka teile, missuguseid veebilehti me kasutame, kuidas me oma informatsiooni üldse kogume, sest see ikkagi moodustab üheskoos tehisaruga niivõrd suure koosluse. Võib-olla olete ka kokku puutunud, aga kõik seadused, kohtulahendid tegelikult on leitavad Riigiteatajast. Sisuliselt on tegemist siis sellise andmebaasiga, mis koondab ühtekokku kõik seadused, samamoodi siis erinevad kohtulahendid, kui me räägime maakohtu, ringkonnakohtu, riigikohtulahenditest, ühesõnaga kõik on leitavad Riigiteatajast. Ja need andmebaasid ei baseeru küll tehisaru lahendustel, aga kuna need on tekstid, me töötame igapäevaselt seaduse tekstiga ja kohtulahendi tekstiga, siis tegemist on andmetega, mida on võimalik siis tehisaruga töödelda ja mille töötlemisel on siis erinevaid tehisarul baseeruvaid lahendusi võimalik ära kasutada. Jah, et need ikkagi aitavad meil nii-öelda tekste analüüsida ja need on ikkagi nendeks nii-öelda algallikateks. Mis puudutab juba konkreetseid tehisaru lahendusi, siis igapäevaselt kasutame me lisaks siis Microsofti loodud Copilotit. Põhjus on tegelikult väga lihtne. Turul olevatest tehisaru lahendustest on siis see ikkagi, ütleme nii, kõige kuulikindlam. See vastab teatud kriteeriumitele, on läbinud teatud testid, mitte teised seda ilmtingimata ei oleks, aga lihtsalt tänasel päeval vähemalt meie Euroopa turg soosib kõige enam just seda. Et advokaadi töö eripära on natukene see, et meile kehtib seadusest tulenev range konfidentsiaalsuskohustus. See tähendab seda, et me oleme kohustatud oma kliendi info ja kliendilt saadud andmed hoidma salajases. Ja see seab meile ka teatud piirid selles osas, kas ja milliseid tehisaru lahendusi me kasutada saame. Sest need lahendused, mida me kasutame, nende osas me peame olema ka veendunud, et need hoiavad meie kliendi saladust. Ja paljud mudelid kasutavad neile antud andmeid edasi mudelite treenimiseks, aga seda me ei saa oma töös lubada. Ja turul pakutakse ka väga mitmeid advokaatidele spetsiaalselt loodud tehisaru lahendusi, mida tegelikult ka mitmed bürood kasutavad, aga kuna need on enamasti sellised Ameerika õigusel ja kohtulahenditel põhinevad ja meil siin Eestis on natuke teine õigussüsteem, siis võib-olla need päris head lahendust siin Eestis veel täna ei paku, aga selliseid lahendusi turul on päris mitmeid. Ja üks tegelikkuses, mis on ka väga hästi töötab siis meie sama Riigiteataja ja kohtulahendite meie Eesti õigusaktide, seaduste, määrustega. Üks nendest tehisaru lahendustest on X-Law.
ja seda me natukene ka teile näitame, et kuidas me siis ikkagi igapäevaselt seda siin kasutame. Ja see on siin täitsa Eestis välja arendatud, Eesti ettevõtte, Eesti inimeste poolt, mistõttu see ongi üks hea võimalus, mida me kasutada saame, kuna meie Eesti õigus ikkagi on väikese riigi õigusena selles mõttes üsna spetsiifiline ja kõiki suuri maailma lahendusi me alati kasutada ei saa. Ja milleks me siis ikkagi nii Copilotit kui ka Xlood, kui kõige rohkem Eestis advokaatide, võiks öelda tööriistakastis levinumaid tööriistasid, milleks me neid siis kasutame. Kõige olulisem ongi, et need kaks võimaldavad siis meil ikkagi infot kiiremini otsida, ka süstematiseerida, teha siis sellist juriidilist uurimistööd ehk siis leida kiiremini kohtulahendeid, erinevaid seaduseid, et kuidas see erineb tavapärasest otsingumootorist, siis näiteks kui me võtamegi Xloo, siis see on liidestatud Riigiteatajaga, mis tähendab siis, et näiteks kui võtame meie Eesti põhiseaduse, soovime näiteks leida, mis on mõne põhiseaduse sätte taga, siis see ilusti on sinna juurde pannud ka nii-öelda vastava kommentaarid, ehk siis seadusel on reeglina kas seletuskiri, kommentaar, mis siis selgitab selle seadusloome tausta, selle seaduse tekkimist, ja Xloo on need ikkagi liitnud omavahel kokku, seega see just muudabki sellise nii-öelda info otsimise, süstematiseerimise lihtsamaks. Siis täiendavalt kindlasti, mis puudutab just konkreetselt Copilotit, kui ka mõnes mõttes tegelikult Xlool on nüüd tänaseks päevaks selline abistav tehisaru assistent sinna sisse loodud, on see, et nad mõlemad ikkagi suudavad luua meile mingisuguseid kokkuvõtteid siis kohtulahenditest, näiteks seaduse seletuskirjadest, et need on mõlemad sellised väga abistava funktsiooniga. Kas räägime natuke puudustest ka? No tuleb vist rääkida. Võib-olla advokaadi töö eripära võrreldes näiteks loomingulise tööga on see, et kui näiteks loomingus, oletame näiteks muusika loomisel kasutatakse tehisaru, siis tegelikult meil ei ole ju õiget või valet vastust selles osas, kuidas üks muusikapala kõlama peab. Ehk siis tehisaru kasutamisel on võib-olla kasutajal natuke vabamad käed. Kui me tuleme nüüd õigusnõustamise juurde, siis on paraku väga tihti meil väga õige vastus ja väga vale vastus. Ja tehisaru, kui ta meile annab mingisuguse väljundi, siis see ei pruugi alati olla õige. Ja seda nimetatakse siis selleks, et tehisaru hallutsineerib. Ja kuna tehisaru on alati väga enesekindel, siis ta ütleb täpselt sama enesekindlusega õige vastuse ja täpselt sama enesekindlusega vale vastuse. Ja kui sa ei tea seda õiget vastust ise, siis on väga keeruline, kui mitte võimatu kontrollida, et kas nüüd tehisaru valetab või mitte puhtalt ainult seda vastust lugedes. Aga mis sa arvad, et kui jätame selle teoritiseerimise ja lähme kohe praktiliste näidete juurde? Teeme nii. Kuna minu igapäevatöö on väga palju seotud isikuandmete kaitsega, siis mõtlesin, et räägin teile täna natukene ka deepfake'idest, mis on hästi suureks probleemiks saanud just seoses tehisaru arenguga. Deepfake'id ehk süvavõltsingud on sellised tehisaru loodud pildid ja olen kuulnud, et ka koolides on paraku probleemiks see, et luuakse teistest õpilastest selliseid deepfake'e või süvavõltsinguid. Ja kas see on siis lubatud ja õiguspärane?
Kui sinu pilti kasutatakse süvavõltsingu loomiseks, siis võib see rikkuda õigust sinu kujutisele. Igal ühel on meil õigus iseenda kujutisele. Ja teiseks, kui see algne foto on sinu tehtud, siis võib see rikkuda ka sinu autoriõigusi, sest igaüks, kes teeb mingisuguse foto või teeb loomingu, joonistab näiteks mingi pildi, maali, omab autoriõigusi sellele teosele. Ja mõtlesin, et katsetame nüüd, et kui me küsime ühelt tehisaru süsteemilt sellise üldise küsimuse, et mida teha, kui minust on süvavõltsing loodud, vaatame, kuidas ta vastab ja kas ta juhib meid õigele teele. Võtamegi lahti sellise süsteemi nagu Xloo AI assistent ja esitamegi talt küsimuse. Mida teha, kui minust on tehtud deepfake? Vaatame, mis ta sellele vastab. Otsib relevantseid sätteid siis just nimelt Eesti õigusest, sest tegemist on sellise lahendusega, mis töötab Eesti õiguse alusel ja otsib just nimelt Eesti seadusest vastuseid. Ja tundub täiesti, et enam-vähem läheb tehisaru siin õiget teed, et ütleb meile, et deepfake materjali puhul on tegemist isiklike õigustega, eelkõige kujutise õigustamatu kasutamise ja võimaliku au teotamisega, kui te ei ole selleks nõusolekut andnud. Siin edasi ma näen, et tehisaru räägib meile natukene ka karistusõiguslikust vastutusest, mis on natuke nagu keerulisem ja ka läheb siin reklaamiseaduse regulatsiooni juurde, mis võib-olla päris teemakohane ei ole, aga kokkuvõttes tundub, et tehisarust on siin abi küll, sest ta täiesti juhib meid siin põhimõtteliselt õigele teele, et milliseid õigusakte siin edasi uurida. Ja tegelikult ma näen, et annab ka täiesti adekvaatse soovituse, et rikkumine tuleks dokumenteerida, kui on soov seda rikkumist nii-öelda menetlema hakata. Ja siin kõige alguses, et on kindlasti õige, et on õigus nõuda sellise õigusvastase tegevuse lõpetamist. Nii et praegu tundub, et selle küsimusele lahenduse otsimisest on tehisarust täiesti abi. Praktilise poole pealt tahaksime teile näidata, kuidas me kasutame Microsoft Copilotit oma igapäevatöös. Põhimõtteliselt on tegemist siis ChatGPT analoogiga ja erinevatel kaalutlustel oleme meie lihtsalt oma tööriistakasti selle valinud. Võib-olla möödunud aasta sügisel jäi teile silma, et töölepingu seadust taheti muuta ja just selliselt, et alaealised ei saaks täistööajaga töötada, kuna haridusseadust muudeti ning õppimiskohustus kehtestati siis kuni 18-aastastele. Selleks, et aru saada, mis selle seaduse taga päriselt siis oli, võtame ette seaduseelnõud, mis on siis kättesaadavad nii eelnõude infosüsteemis kui ka Riigikogu lehel. Võtame täpsemalt ette haridusseaduse.
Selle leiab Riigi Teatajast. Riigi Teatajas on siis võimalik valida siit nurgast ülevalt kehtiv versioon, samamoodi võrrelda siis varasemat seadust ja praegu kehtivat seadust. Siin proovime leida üles asjasse puutuvad sätted, kuna muudatused olid seotud siis õppimiskohustusega, siis leiame üles õppimiskohustust puudutava osa ja siis siin tuleb appi meie X-loo tööriist, mis siis pakub seletuskirjale viidet. Siit me leiame üles seletuskirja, kus on siis kirjas, mis siis selle paragrahvi muudatuste taga peitus. Samamoodi teeme me siis ka töölepingu seadusega. Võtame siit haridusseaduse asemel töölepingu seaduse lahti ja siit kehtiv seadus. Kui me tahame, siis juba oleme teadlikud, millist paragrahvi me otsime. Praegusel juhul võtame aga redaktsioonide võrdluse, ehk siis tähendab 2 erineva seaduse kehtiva ja siis varasema kehtinud seaduse võrdluse ning otsime siit üles asjasse puutuva paragrahvi. Kuna tegemist meediaväljaannetest võis ka lugeda ning tegemist on tööaega puudutava siis muudatusega, siis vaatamegi, kus see täpsemalt siin kirjas on. Siin on eraldi peatükk, töö- ja puhkeaeg ja siit tööaega puudutav säte ja omakorda siit jällegi seletuskiri. Läheme alla ning lähme edasi siis Copilotini. Copilotis olen ma siin juba loonud eraldi prompti sisendi tehisarule, mille sisuks või õigemini täpsemaks ülesandeks on kokkuvõtlikult selgitada siis lahti manuses olevate õigusaktide eelnõudest see osa, mis puudutab alaealiste töötamise aega. Tegemist on siis esimeste eelnõu versioonidega ka, ehk siis see peaks just neid muudatusi, mis puudutavad siis seda tööaja lühendamist, seda peaksid siis puudutama. Ja kui me näeme, siis siin on Copilot genereerinud erinevaid vastuseid ja me näeme ka, et siin on viidatud erinevatele seletuskirjade lehekülgedele. Näiteks, mis puudutab alaealiste tööaega. Ja kui me võtame lahti selle töölepingu seaduse seletuskirja, siis me tegelikult näeme, et siin on 16 lehekülge, aga Copilot on viidanud lehekülgedel 45-47, ehk siis see toob väga esile selle probleemi, millest ka me eelnevalt rääkisime, et tehisaru võib hallutsineerida, välja mõelda asju, ehk siis tuleb ikkagi käsitsi üle vaadata, kontrollida, kas tegemist on ikkagi sellega, sest praegusel juhul tähendabki seda, et me tegelikkuses, kuna selliseid lehekülgi ei eksisteeri, siis me nendelt lehekülgedelt ilmselgelt ei näe, mida seadusandja võis siis mõelda selliste muudatuste tegemisega ja mis nende muudatuste taga peitub ja kuna meie suureks ülesandeks on ikkagi ka igapäevaselt erinevaid tekste analüüsida, lugeda, siis tuleb olla sellisel juhul eriti valvas, et jõuaks ikkagi õige viiteni ja saaks aru, mis siis selle muudatuse taga peitus, mis küll tänaseks päevaks on juba muudetud ning täistöö aeg on ikkagi, saab rohkem töötada ka alaealisena, kui siis ainult mõned üksikud tunnid päevas, kuid ikkagi, kui me üritame aru saada, millega täpsemalt tegemist, mis selle sätte või paragrahvi taga peitub ja seletuskiri on paratamatult see A ja O algallikas, siis seda algallikat nähtavasti me Copiloti abiga vähemalt liiga efektiivselt analüüsida ei saa.
Jätkuks nendele praktilistele näidetele on võib-olla paslik tuua sisse üks Ameerika Ühendriikide lahend. Neid vist isegi on. Neid on nüüdseks mitu, aga võib-olla kõige üldisemalt siis sealpool Atlandi oli üks väga nüüdseks usinaid advokaate on juba mitmeid olnud, kes on siis kohtudokumentide koostamisel siis sellised dokumendid, mis sa teed valmis, saadad kohtule, vastaspool näeb, kohtunik näeb väga olulise kaaluga siis kohtumenetluses, nende koostamisel kasutanud tehisaruabi ja mitte lihtsalt võtnud selle nii-öelda tehisaru ette ja palunud dokumendi luua, vaid konkreetselt siis palunud abi kohtupraktika otsimisel, ilma ka kontrollimata, kas see kohtupraktika ka päriselt olemas on, kas see eksisteerib. See ongi päädinud paraku siis olukordadega, kus sellised advokaadid on pihtide vahele võetud ja on isegi lõppenud tulemusega, kus advokaat ei ole saanud enam oma igapäevast tööd teha, talt on ära võetud õigusteenuse osutamiseks, kuna need vead on olnud niivõrd suure kaaluga. Jah, et need vead, millele Hegle viitas, ongi olnud seotud sellega, et tehisaru on välja mõelnud ise kohtulahendeid. Et kui me ka oma töös oleme kasutanud tehisaru, siis päris sageli on juhtunud seda, et tehisaru väga enesekindlalt viitab mingisugusele õigusaktile, viitab mingisugusele paragrahvile, aga siis, kui me teeme lahti selle sama riigi teate, võtame seaduse lahti, siis selgub, et sellist paragrahvi ei eksisteerigi ja samal ajal tehisaru on ülima enesekindlusega väitnud, et selline regulatsioon on olemas, selline kohtupraktika on olemas, on kenasti osapooled, kohtuasja number, faktilised asjaolud, õiguslikud järeldused ja see kõik on väga-väga enesekindlalt esitatud, aga kõik on välja mõeldud. Jah, et me räägime jällegi siin enne ka Merlini poolt tõstatatud teemast ehk siis tehisaru hallutsineerimisest. See, kuidas võibki ilma algallikata, ilma kontrollimata jääda inimene, ka professionaalne asjatundja, kes siis igapäevaselt tegeleb sellise tööga, kohtupraktika lugemisega, on kursis kohtupraktikaga, siis ka tema võib väga-väga inetult jääda uskuma seda, mis tehisaru on siis sulle tehisaru kasutajana välja söötnud. Jah, et advokaaditöös eriti, aga tegelikult iga tehisaru kasutaja ka õppetöös peab mõtlema selle peale, et sa ise vastutad tehisaru kasutamise eest ja sa vastutad selle väljundi kasutamise eest, mida tehisaru annab. Ehk siis alati tuleb kõik üle kontrollida. Jah, et paraku ei saa vastutust veeretada niimoodi tehisaru poole, et vastutajaks jääb ikkagi siis tehisaru kasutaja. Ehk siis inimene, jah. Ehk siis inimene. Ja kui õppetöös võib see lõppeda võib-olla puuduliku hindega, siis advokaadi jaoks võivad olla tagajärjed sootuks kurjemad nii-öelda, võibki asi lõppeda siis advokatuurist väljaviskamisega ja sellega, et inimene ei saa enam oma kutsetööd jätkata, peab uue ameti endale leidma. Ja lisaks sellele, et sulle endale tekib oht, et kaotad oma töövilja, tekib tegelikkuses ka kliendile oht, et talle tekib täpsemalt kahju ja jällegi meie igapäevatöös siis eksisteerib selline asi nagu konfidentsiaalsus, kõik kliendi andmed, klientidega puudutav on
on vaja hoida saladuses, hoida konfidentsiaalsena, turvatuna ja tegelikkuses, mis puudutab veel üldiselt tehisaru kasutamist, siis natukene peab paraku ka ikkagi sisendi poole vaatama, et mida siis tehisarusse sina kui kasutaja paned. Aitäh kuulamast ja kui siin loengu lõpetuseks öelda üks lõppsõna, mida tehisaru kasutamisel meeles pidada, siis minu poolt oleks see, et alati pea meeles, et tehisaru võib valetada väga enesekindlalt. Nii et kontrolli alati üle, mida tehisaru sulle ütleb ja kas see tema poolt antud järeldus vastab tõele või mitte. Ja lisaks sellisele üldisele kriitikavõimele ja analüüsivõimele tuleb meeles pidada, et ka seda, mida sa sisestad tehisarusse, see ei tohiks sisaldada mitte mingisugust tundlikku informatsiooni. See ei ole koht, kuhu seda lisada. Aga meie soovime veel head koolipäeva ja loodetavasti aitas natukene lahti mõtestada kogu see videoloeng siis meie igapäevatööd ja siin büroos kasutatavaid tehisaru lahendusi. Arukat tehisaru kasutamist!